Keefirisupi aeg ja kokkanjoeliga. Täna siis erandkorras teisipäeval. Ma loodan, et teie esmaspäev ei olnud tänu sellele liiga igav ja üksik. Ja ma loodan, et te ennast nälga ei jätnud, et nüüd esmaspäeval ei toimunud kokkanjoeliga, et äkki keegi jäi siis söömata, vast ikka kuidagi saite hakkama. Mul on toorained ette valmistatud, ma loodan, et teil ka. Miks siis keefirisupp? Ütlen ausalt, et kui me räägime üleüldse suvest, soojast ilmast, siis mina räägin automaatselt, kui ma olen täis, lihtne, kiire valmistada, sest tegemist on väga kiire retseptiga. See saab tegelikult, kui sul on komponendid ette valmistatud, no siit võtab kõige rohkem võib-olla aega muna keetmine, see on alati nagu tüütu. Aga minul on muna keedetud, ma loodan, et teil ka. Ma ostsin ka riivitud keedetud peedi. Mul on muidugi isegi marineeritud peet, ehk siis kuidas keegi soovib, et liha oleks sees. Siis julgen öelda, et see näo röstitud kanafilee viilud, need on nagu tõeliselt mugavad, head, liha on mahlane, mulle meeldib. Kurgi poole pealt olen ma valinud välja õhukene viilukurk, aga retseptis oli meil ka värske kurk. Igaks juhuks tõstsin siia nipiks, eks ju. Ingverit meil tänases retseptis ei ole, aga olen teinud keefirisuppi. Ja uskuge mind, proovige mõnikord, riivige sisse natukene lihtsalt ingveri juurt. See teeb supi väga mõnusaks, värskeks ja selliseks kergelt vürtsikaks, nagu ingver on, eks ju. Maitseainetest olen täna välja valinud 5 piprasegu, loomulikult sool käib sisse ja kes juba mind teavad, siis ilma chillita siin üldse toite tehakse siin majas vähe. Pigem saad sellest vastu pistuleid, kui liiga palju paned. Aga mulle meeldivad vürtsid toidud. Mida veel ei olnud retseptis, aga mul on siin laua peal, on mõnus pärlsibul. Ma toores sibulat ei söö, absoluutselt null. Toore sibulaga on mul suhe täitsa niimoodi, et me oleme taga tülis. Toore sibulaga üldse läbi ei saa. Aga näiteks, kui me räägime sibulast, siis marineeritud pärlsibul, väga hea. Ja kui toores sibul on panni pealt läbi käinud näiteks, teen värskeid kartuleid, praen, siis mulle väga meeldib. Redised ja kirstomatid mõnusasti ära pestud, siin valmis. Jällegi, vaatasin külmkapis, roheline sibul, mis teed siin? Meil on täna keefirisupi päev, aga unustasin retsepti panna, sest meil oli tegelikult puidis till ja munulauk. Ma ei tea, kuidas teie täna teete, kas te nüüd hoiate siis selles minu retseptis väga täpselt kinni või mõtlete, nagu ma teil juba eelmine nädal ütlesin, mõtlete kastist välja, mitte kastist sees. Ja nagu ma lubasin, siis kõik, kes täna teevad keefirisuppi, postitavad enda feedi siis selle keefirisupist pildi, panevad sinna alla loomulikult ka retsepti täpselt kirja, et mis komponendid, et mina seda retsepti näeks, siis te peate minu ka seal ära märkima selles postituses ja kindlasti siis #kokkanjoeliga. Kui see on tehtud, siis ma näen teie keefirisupi retsepte. Mul on aega nädal aega järgmise kokkanjoeliga. Siis see on siis järgmine nädal see on esmaspäeval, sest esmaspäeval on ta tavaliselt ja nii me teemegi. See nädal läks siis tõesti, see oli erandkord, ma luban teile. Muidu ikka esmaspäeval, nii mõnus on alustada nädalat niimoodi, et kell 5 juba ühiselt kokkame. Ma ütlen ausalt, ma täitsa igatsesin teie järgi eile, päriselt ka. Nii et postitage supist pilt, märkige mind ära, märkige ära kokkanjoeliga, loomulikult supiretsept ja trummid! See, kelle supp on kõige vingem, kõige geniaalsem, kõige lahedam. Selle supi ma panen suveks oma restorani menüüsse. Nii et on, mille nimel täna pingutada. Aga iseenesest hakkame siis pihta ja teeme tänase keefirisupi valmis. Ja tegelikult on see ju lihtne. Kõik komponendid tuleb tükeldada. Et mingitki nippe teile näidata, siis räägime täna võib-olla natukene rohkem tükeldusest. Teeme ribatükelduse nii palju, kui me suudame. Ehk siis lõikame näiteks redisel põhja alt ära. Lõikame siit ilusti küljed maha. Teeme nagu sellise. Me saame lõigata siis siit selliseid peenemaid rattaid. Lõikate rattad ära. Siis saate keerata need niipidi. Ja laseme mõnusalt viiluks, sest tegelikult supi puhul päris oluline on see, et milline on tükeldus. Mängime siis täna natuke tükeldusega. Esiteks, redis, ilus selline, on ilus, on ju. Lõikame selle ääre ka ära.
Ühesõnaga, meil läheb redis, kirstomat, kana saame lõigata ribadeks, kurgi saame lasta ratasteks. Pärlsibula proovime siis teha. Pärlsibul on kõige suurem pähkel siin pundis. Võtame kõigepealt kirstomati. Kõigepealt kirstomati puhul, et oleks teranuga. Vaatame, kus on minu teritaja, kus on Joeli teeri. Tere teritaja. Piskarsti teritaja, ütlen ausalt. Tippkokad ei soovita, aga ma ei olegi tippkokk. Olen tavaline kokk ja ütlen ausalt, siit läbi tõmmates. No te vaadake nüüd. Hops, nii terav. Ja lõikame ta siis tõesti 4. Paneme selle 1 portsu sisse. Ma teen praegu spetsiaalselt 1 portsu serveerimiseks. Ehk siis 1 munaga. Paneme 3 kirstomatit maksimaalselt, mitte rohkem. Jällegi, vaadake kui ilus tükeldus. Küüslauk. Kõigepealt koorime. Võtame siis selle kanna ära. Vahepeal uudishimust ju küsin ka. Palju siis meil keefirisupi sõpru hetkel on? 93. 93 keefirisupi sõpra. Ma loodan, et kõik teevad ka keefirisuppi. Küüslauguga 2 varianti. Kas kasutame, siis tegelikult on variant ju kasutada ka sellist küüslauku. Et graanulid, kes ei taha nagu, et küüslauk jääb hamba vahele. Kasutage näiteks sellist asja. Aga mina panen täna värske, kuna mul siin oli värsket. Ja laseme need ka mõnusalt ribadeks. No vaat. Keefirisupp on minu arust selline asi, et kui sa teed mingid töid, mingid päevalisi töid näiteks, ehitad terassi, sõbrad tuleb külla, midagi peab pakkuma lõunasöögi ajal. Ja kui ma oleks näiteks toitumisnõustaja, siis keefirisupp oleks küll selline roog, mida ma julgeks pakkuda, et noh, see ei tee sind paksuks, samas see annab sulle piisavalt energiat. Seal on kõik mõnusad komponendid, sa saad sinna sisse ise valida, mis komponente sa tahad. Nii et keefirisupp, võtke enda kodudes menüüsse. Vähemalt suveperioodil. Kurgist samamoodi kõigepealt rattad. Teeme näiteks 1 veel ja sellega. Ja samamoodi laseme jällegi ribad. Ribatükeldus on lihtsalt selline välimuselt kenam, viisakam, julgeks öelda isegi restoranilikum. Ups. Nii, marineeritud kurk. Seda vist ei olnud algselt retseptis, aga kui teil nüüd on kodus, siis soovitan võtta mängu. Paneme ka natuke marineeritud kurki. Hea hape, samas mõnus magus. Mulle meeldib. Nii, mis ma teen nüüd ingveriga? Ma tegelikult ei pannud teile seda ju sinna kirja, aga teeme siis nii, et kui teil täna ei ole kodus värske ingverit ka sisse, see, kes peaks praegu ingverit panema, teie siis lihtsalt tükeldage kõike muud, mis teil valmis on. Nii, ma panen siia ääre peale tõesti mõned ribakesed ainult. Me seda kangi ka pane, isegi need. Ja laseme nii pidi. Lapsti. Vaadake, pisike. Pärlsibul. No nii. 3. Paneme 3. Ja nendega võib teha vabalt. Lihtsalt nagu kirstomat. Lõigata niimoodi näiteks 4. Või panen jälle siia kõrvale. Või lõikad pooleks ja lased niipidi. Jälle kenad ribad. Retsilt ilus on see. Pärlsibul näeb tegelikult väga luks välja. Sibul niimoodi nagu paistab kenasti läbi. Õhuke. Õhus on nagu sellist pärlsibul on omane magusa room, ma julgen väita. Nii, meil on kõik asjad tükeldatud. Käime siis kiirelt veel üle. Natuke ingverit, värske kurk, tomat, küüslauk, redis, marineeritud maguskurk ja pärlsibul. Paneme need siis siia kaussi, kuhu läheb kõik segamini. Mega hea supp.
No tegelikult on ju tegemist väga lihtsa supiga, sest kõik komponendid on lihtsalt fantastilised maitsvad, paned head komponendid kokku ja tulebki tegelikult hea supp. Aga teinekord lihtsalt ei tule selle peale, et ei tea, mis suppi siis võiks teha või mis see oleks, mis see täna peaks midagi tegema, aga ei tule midagi meelde. Siis on tegelikult jällegi, ma loodan, et ma andsin kellegile mingi mõtte, et seda võiks teha. Nii, peet. Ei pea panema, kui ei meeldi. Kui ei söö peeti, ära pane. Mulle maitseb, panen sellise lusikatäiega peeti. Nii, segame mõnusalt segamini. Värsked ürdid. Ilusti mul ära pestud siin, taga ootavad. Hops, natuke murulauku, tilli. Ja tükeldame ka need ära. Ürdid, täitsa lõpno. Kõik asjad, mis me sisse paneme, lihtsalt järjest on ju head asjad. Vabatšik läheb siia sisse. Tõmbame noaga siit puhtaks ja segame jälle segame. Aeg on maitsestada. Sool. Korralikult, et oleks 5 pipra segu. Gaas oli peal. Aga vaadake, kui hea. Siia sisse jäi. Sest aru, teen, vaata, kus pipar on. Ei julge küsida ka kellegi käest. Siis vaata, ka on peal. Okei, aga chilli. Kõigepealt siis gaas maha. Ja üks selline 2 keeret. Nii, no nii. Nüüd segame selle mõnusalt segamini. Mulle meeldib see ribastus lihtsalt, vaadake seda välimust juba. See näeb juba välja väga kena. Ja teeme siis täna mingi kunsti ka. Natukene hapet ka. No niimoodi juhuslikult praegu nägin, et siin on poolik sidrun. Nii palju, rohkem pole vaja. Kodujuust. Ja kana. Sõbrad, et ära ei oleks unustanud. Praegu napilt. Napikas. Nii, siit ta vanasti käis ju lahti. Isegi silt on peal, et siit ta peaks avanema. Tule kaevas appi. Milleks need sildid siin pakendite ei avane. Nii, ühele portsule mõnusad sellised kanafileed. Kellel oli nüüd toores kana, siis teil on selline värk, peate kana ära praadima. Ja kus juures ei ole ka halb. Praed ühelt poolt, teiselt poolt soolapipraga ära ja lõikad soojad kanatükid siis tõesti peale. Kodujuust. Mulle meeldib kodujuust sellepärast, et see annab sellele supile tekstuurset osa juurde. Lusika, aga seda ei pea olema palju. Võib-olla selline üks lusikas. Nii. Välimust nagu juba on. Nii. Paneme supi nüüd välja taldrikusse. Valame näiteks siia keskele, nagu praegu restoraanudes on popp. Restoranid on küll kõik kinni. Hea uudis on ju ka. 11. avatakse jälle kõik kaubanduskeskused ja vaikselt hakkab elu jälle pihta. Nii et see on ju tegelikult väga kena uudis. Niimoodi. Paneme selle siis salatilise osa siia keskele. Puistame ta üle kena kanaga. Teeme siia keskele väikse kana hunniku peale. Õrn, selline grillitud kana. Hopsti. No öelge, kas ei ole ilus? Muna. Julgen jälle öelda. Keefiri supp ilma munata. Pole keefiri supp. Muna sobib väga hästi. Ja muna võiks olla täpselt nii perfektselt keedetud nagu minul. Ehk siis kollane on küps. Aga ta on nagu, tead, piiri peal. Piiri peal. Kuidas meil läheb? Kas kõik on järjel? Kas kõik on järjekorras täpselt seal, kus mina? Ehk siis serveerimise juures. Paneme siia peale siis kenad kanamunad.
vabajooksu kanamunad. Oih, kui selline asi juhtub, tõstab põksti tagasi. Toome mängu väiksed rohelised oksad. Murrame. Paneme siia õrnalt rohelist. Ja mis kõige õrnem, kõige ilusam maitse roheline minu meelest on tegelikult till, kui ta on värske ja õrn. Tõeliselt kaunis. Selliseid oksakesi nagu siia kukub, neid ei jäta. Paksemad varred ära küljest ja siis lasete kukkuda mõnusalt siia väiksed oksakesed. Kuidas tundub? Loodan, et neelud jooksevad. Kes ei tahaks seda sellist mõnusat, kerget supikest süüa? Aga no loomulikult teie ju kodus praegu võistlete, te teete hoopis midagi muud. Sealt võib sündida selline legendaarne keefirisupp, et ma ei kujuta veel ette, millega te mind üllatate. Natuke tahaks siia veel panna väiksed helbekesed peale. Tundub nagu oleks valmis, eks ju? Tšau, sinuga on siis nii, sa lendasid minema. Vaatan laua üle. Kõik komponendid said pandud. Teeme platsi puhtaks. Trummipõrin. Ma ei tea, kuidas teile tundus, kuidas teile meeldis. Kas see oli see, mida te ootasite? Kas te saite uusi mõtteid? Näiteks, et nüüd teete täna see nädalavahetus külalistele väikse keefirisupi. Keefirisupi puhul, nagu te näete, rohelisega palun mitte koonerdada. Keefir. Natuke ühele poole. Natuke teisele poole. Põgenevad illioksad püüate veel kinni. Asetate siia tagasi. Ja et esimene amps, kui sa võtad keefiri, ei oleks ka päris maitsetu. Raputame siia ka soola veel peale. Milline värvide mäng. Valge keefir, ilus salat, rikkalik. Kui sa hakkad seda kenasti sööma, loomulikult sa segad ta segamini. Ma tahaks teda juba süüa. Seega, kohtume teiega juba järgmisel esmaspäeval, nii nagu ikka, kell 5. See, mida me järgmine nädal küpsetame, on veel saladus. Võib-olla ei ole saladus, võib-olla olen välja mõelnud, mida ma tahan teha. Aga on erinevaid pakkumisi tulnud ja te võite mulle kirjutada, mida te tahaksite näiteks järgmine esmaspäev teha. Aga mis on kõige olulisem, nüüd on teil nädal aega, et postitada enda keefirisupp, ehk siis pilt, retsept, tagige sinna kindlasti mind külge, pange hashtag kokkanjoeliga ja järgmine nädal laivis valime välja selle nädala keefirisupi võitja. Kõige geniaalsema keefirisupi. Ilusat nädalat teile ja kohtumiseni. Tšau!